tegin ära nüüd Mavericki ringi ja North 40, põhi 40. Nüüd sõitsin siit veidikene üle Rinnatise ja nüüd olen paar M-luubi peal. Et siin on ka sellist džiibiteed vahelduseks. Hea rahulik siin kruiisida on see inglise keeles võetud laen. Ja nüüd tahaks ära teha veel Circle O, et O-kujulise ringi. See peaks viima siis Archesi ehk looduslike kaarte rahvuspargile hästi lähedale. No nii, vaat ees on nüüd Slick Rocki lõik. Katsusin nüüd aru saada, kus see rada läheb. Õnneks on siit mõned ratturid läinud. Oot nüüd, aha, pilid näitavad sinna. Selge. Ega Slick Rock ei ole nagu asfalt ja paistab nagu asfalt. Tegelikult on ta päris põrutav. Nii, ja nüüd on siis jälle see kruusane savine pinnas. Ja need kõrgendikud seal ees ongi Archesi rahvuspargi kõrgendikud. Ja nüüd paar M-luubi pealt suundume Circle O ringile. Oluline ring! Nii, kus ta siit läheb? Väga hästi läheb. Tempot ka. Ilus vesi on kogunenud. Ja ees, kas pole ilusad Lasalli mäed? Valged pilved on nende kohal ja tänane lumi. Ja siin ilus liivakivi. Punane roheliste taimetuttidega. Sinine taevas. Peisažisti on siia vaja, et seda kõike jäädustada. Obля, see on puhas naudingurada. Obля ja kiirust ka. Hopsti! Nüüd peab vaatama, ega siin puljaks ei maksa minna. Nii ees on mingi silt. Ilmselt see näitab kuhugil ära keeramist. Nüüd tuleb poolikat lugeda. Nii, seal on mingi silt, jah. See on see kuulus trekk. On trekk, siin saab trekisõitu teha. Circle O, jäädki siin tiirutama ja mõtled, et kuhu ma lähen. Ja tiirutad hommikust õhtuni ja kilometraaž muudkui koguneb. Apsti. Nii, Circle O trikk on see, et nüüd siin ees on punane joon. Tuleb mööda seda punast joot sõita. Mööda siin liivakivi, ega muidu siin küll aru ei saaks, kuhu siin liikuma peab. No nii, veidikene laskumist ka, keharaskus taha, ilusasti. Väga hästi pidurid peavad, väga hästi teekatte pealt tüü. Nii. Küll on hea, et keegi on ikka viitsinud jutti maha tõmmata. No kui seda ei oleks, siis küll aru ei saaks, kus siin minema peab. No nüüd väike kõrvale kalle, aga noh, kes see siis ideaali niikuinii sõita suudab. Näiteks Bondist ei ole üldse hea läbi sõita, seal võib elukaid olla. No kui ma olen lugenud elukaid selles mõttes, et igasuguseid tigusid ja muid, kes ka siin kõrbes elavad ja kelle looduslikku keskkonda ei ole ilus ruineerida. No võt, selline on siis Circle O sõit. Nii, nüüd ma sain endale 2 modelli ka siia Circle O peale sõitma. Et muidu sõida üksinda ja siis ei saagi inimesed aru, mis asja ma siin teen. Aga nemad saavad siin veidikene head perspektiivi asjale. Nüüd tegin küll vea. Teen kraabi. Ja maksan sellega, et ratta sellest maas, mis on muidugi õigete ratturite seas häbiväärne tegu mu häbis, kui keegi näeks, siis pool maad oleks naerukrampides. Oi, on tekkinud ilusad kuulid siia. Nüüd läks veidikene viltu. Modell ei tahtnud sõita õigest kohast, tegi siin sellise haagi sisse, aga okei. Nii, siit läheb. Hopsti. On jälle liini peal. Kaamal on siis Lasalli mäed näha. See peaks olema nüüd krüptobiotiline pinnas siin, see tume. Selle peale ei tohi astuda. See on väga oluline
bioloogiline organism, mis tükk aega taastub. On tunne, et nende tempo jääb mulle vähe aeglaseks. Upsti, wow, such a fun! Täna olen nüüd rajal olnud peaaegu 3 tundi. Circle O oli väga vahva, see võttis palju aega. Ja nüüd siis vaatasin, et pimeda pähe läheb, kell hakkab 7:30 saama, et peab ära lõpetama, et ei saa nüüd nendel esimesel päeval ka mingit pimedussõitu tekitada. Ja nüüd see tee, selle nimetus on lazy, aeglane laisk, selline suht nagu algajatele mõeldud tee. Ja sedapidi lähen siis tagasi oma auto juurde. See on selline single track ja veidike sealpool on siis teine samalaadne rada, mille nimi on Easy, kerge, Easy ja Lazy. See on siis Lazy, aeglane, rahulik, laisk rada. Vaatame sellegi poolest, kuhu lähed. Ja saab siingi ratast kolistada. Muuda auk ka veidike. Käigu vahetus. Tõusu ka. No mis on mingi Tour de France'i mäge tappa.